Toomas Urt, Flora noortetreener ja turniiride korraldaja. Mis asi on Flora Cup? Flora Cup on üks väga vinge suvine turniir, mis Flora turniiride portfellisse on jõudnud alles paar aastat tagasi. Pikalt mõtlesime, kahtlesime, kas suvel korraldada turniiri, aga 2 aastat tagasi olude sunnil, kui COVID sundis selle kevadel toimuma pidanud turniiri lükkama edasi suvesse ja osavõtjate poolt oli ka ainult positiivne tagasiside ja sealt maalt tuli otsus, et siis lisandub lisaks kevadisele ja sügisesele ka suvine turniir, mille nimeks Flora Cup ja nii ta toimub. See sai täna alguse. Kuidas on esimesed tunnid juba möödunud, millised emotsioonid on andnud? Emotsiooni peaks küsima muidugi osavõtjate käest, aga kõrvalt vaadates kõik on väga rõõmsad, rahul. Ilm on soosinud turniiri jalgpalli jumalandana meie poolt. Ma arvan, et kõik on hästi sujunud, kõik on kohale jõudnud õigel ajal ja osavõtjate nägude pealt on näha, et kõik on toimunuga rahule ka jäänud. Kui palju võistkondi on turniirile registreerinud ennast? Sellele turniirile on umbes 100, veidi alla 100 võistkonna, mis teeb mängijate arvuks kuskil 1500 suurusjärgus. Kas see oli su eesmärk, täitsid oma eesmärk? Jah, see 100% on välja müüdud see turniir, et kõik kohad, kõikidel turniiridel on 11 turniiri erinevates vanustes ja kõikidel turniiridel on kohad 100% läinud. Kuidas on Flora turniiride korraldamine viimase ajaga muutunud? Üldpildis midagi kardinaalselt ei ole muutunud, sest kui ma ise 5. aastat tegelen sellega, siis kontseptsioon on tegelikult pikalt paigas. Mingisuguseid pisiasju oleme tuuninud siin mingitel turniiridel, võib-olla mänguajad on natukene pikemaks läinud, võib-olla osavõtjate arvuga natukene mänginud, aga ütleme nii, et need muudatused on pigem olnud kosmeetilised, et see kontseptsioon, mis on mitmed aastad paigas, et see on kandunud ja see toimib ja toimib üldse pikalt edasi. Kui palju sul aega kulub sellise turniiri korraldamise peale? Siin on hea koht, kus ohkida, et see võtab õudselt palju aega. Aga tõsiselt siis, kuna on 3 turniiri, siis sisuliselt aastas sellist aega nagu ei ole, kus üldse turniiride peale peaks mõtlema või nendega siis mingit moodi mitte tegelema. Praegu see on Flora Cup läbi ja kohe peale seda siis hakkavad ettevalmistused juba sügiseseks Nike Cup ja Nõmme jalgpallist sarjadeks. Miks on Flora Cup ja nimetasid ka teised Flora korraldatud turniirid just erilised? Oleme ühtnud lähtuda sellest, et iga turniir kannaks mingit eesmärki, et ta looks osalejatele mingisugust sellist väärtust ja Flora turniir on kokku 3. On kevadine turniir, mis kannab praegu eesoleva nime Spring Cup, toimub märtsi lõpus, aprilli alguses nädalavahetustel ja selle kandev idee on see, et see on viimane vahetult enne liigahooaja algust võimalus võistkondadel veel võistlus olukorras mingisuguseid asju tuunida, parandada, et viimane kontroll enne liigamänge. Suvine turniir on selline, mis toimub tänapäeval noorte jalgpallis, et noored saaksid mängida naturaalmurul on pigem erandlik, et sellepärast, kuna klubil on oma harjutusväljakud, siin küllalt korralikus seisus muruväljakud, siis selle mõtte on lihtsalt parimates võimalikes tingimustes suvel pakkuda võimalus mängida jalgpalli sellisel klassikalisel kattel, mitte plastikul. Ja sügisene sari, mis on A-taseme turniirid kannavad Nike Cupi nime ja B-taseme turniirid Rõõme jalgpallist nimelised, siis nende kandev idee on selline, et hooaeg on just mingi aeg tagasi lõppenud ja juba on käimas või kellelgi võistkondades alanud uue hooaja ettevalmistus ja see on üldjuhul kas esimene turniir, kus jällegi võistluse olukorras
vaadata üle, sest tihtipeale hooaegade vahel on võistkondade vahel toimunud mingid koosseisu muudatused, treenerid võivad vahetatud või mingid muud nüansid, ehk hea võimalus siis nii-öelda pre-seasoni alguses mingisugused märgid maha panna, mis väljakul milleks poisid võimelised on, ja siis kuni kevadini siis nii-öelda mingite asjadega tugevusi veelgi lihvida ja tugevdada ja nõrkuste kallal siis töötada. Ja lõpetuseks, kas sul on mingi sõnum noortetreeneritele järgmiste turniiridega seoses? Pane kohe endale kalendrisse, et hiljemalt peale jaanipäeva algab Nike Cupile registreerimine ja ka järgmise aasta kalendrisse pane endale märtsi-aprillikuusse Sprint Cup, suveks Flora Cup ja sügiseks uuesti Nike ja RAM jalgpallis. Aitäh!